No nii, siis omalt poolt üritan teid veel ja proovin teha oma pooletunnilise ettekanne. Minu plaan on teha seda 25 minutit ja jätta 5 minutit küsimuste peale, kui nad loomulikult tekivad. Aga kui tohib, ma Siimu küsimuse järgi ja professor Siirde vastase osas annan ka väikse tagasiside, et kuna nagu on näha, ma ise töötan ka Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina, siis võib-olla saaks ka juurde lisada seda, et paraku peab tunnistama üles, et tudengid on olemas, aga tihtipeale on nad kõik juba magistriajast sisuliselt nagu esimesest kursusest hõivatud erialase tööga. Et ma arvan, et kui siin saalis viibivad ka tööandjad, kaugküttevõrkude omanikud, esindajad, arendajad, ehitajad, tihtipeale on teil kindlasti raskused lisatööjõu leidmisega, eelkõige just soojuse taustaga. Aga me oleme teinud analüüsi ja tuli välja, et sama situatsioon on ka teistel aladel, näiteks kütteinventsiooni alal, samamoodi tudengid juba sisuliselt 2.-3. aastalt juba leiavad enda erialase töö ja võib-olla väike vihje või soovitus teile, et peale neid erialased tudengid, kelle te praegu otsite, meil on tegelikult TTÜ-s ka väga suur arv välismaa tudengeid ja kui te leiate, et on olemas mõni töökoht, kuhu välismaa tudeng, kes tuleb Saksamaalt, Prantsusmaalt või kuskilt muelt, et keegi oleks, et see tudeng saaks seda töökohta ära täita, siis võtke ühendust ja ma arvan, et me kindlasti leiame teile kandidaate, et lihtsalt üks idee teile. Ja mina siis proovin rääkida teile täna kaugkütte valdkonna võimalikest tuleviku trendidest, et mis hakkab toimuma kaugküttega EU-s, teistes EU liikmeriikides ja põnevatest lahendustest ja tehnoloogiatest, mida me saame juurutada. Paari sõnaga minu taustast, et mina olen soojusenergeetik, olen õppinud soojusenergeetikat 9 aastat ja 10 aastat olen jõudnud ka doktorikraadi professor Siirde juhendamisel ja praktika poole pealt olen töötanud pikalt erafirmades, riigiettevõtetest ja juba 10 aastat hoian 2 positsiooni. Ühelt poolt ma olen tegutsev projekteerija firma SIT Consult, kaugkütte, kaugjahutusgaas ja teiselt poolt töötan ka lektorina ja proovin oma praktiliselt saadud teadmised tudengitele üle anda. Ehk juhendan lõputööd, tegelen õppetööga ja koos kolleegidega tegelen natuke ka teadusega ja kirjutan teadusartikleid. See on minu lemmik küsimus ja ma pakun välja, et kõik teie, kes olete varasemalt minu loengutel või esitlustel käinud, te olete seda küsimust näinud, aga ma kordan veel, et kuidas teile tundub, et kumba energiat me Eestis ja EU-s kasutame rohkem? Kas me rohkem kasutame elektrienergiat seadmete jaoks, valgustuse jaoks, muude asjade jaoks? Kas rohkem kasutame transpordienergiat, ehk kütuseid, diislit, bensiini ja nii edasi? Kas rohkem kasutame jahutusenergiat ruumide jahutamiseks või tööstuses? Või pigem esimese koha saavutab soojusenergia, ehk ruumide kütmine, soojavesi ja tööstus. Ja kui ma selle küsitluse viin läbi, tihtipeale esimese koha saab elektrienergia ja miks ta saab esimese koha? Kui te satute mõnele konverentsile, kus räägivad esinejad, poliitikud ja kõlab sõna energy, siis tegelikult kohe võid panna sinna võrdlusmärki electricity. Ja kui räägitakse energiast, kohe peetakse silmast, et tegemist elektrienergiaga. Ja seda tuleb dekarboniseerida. Tuleb juurutada tuulepargid, tuleb juurutada päikese energiasüsteemi ja nii edasi. Aga paraku, kui vaadata statistikat, siis tuleb välja, et soojus ehk hiid omab kõva, tugeva esimese koha. Ehk nii Eestis kui ka Euroopas me kasutame kõige rohkem soojusenergiat. Ehk circa pool kogu energias kuulub soojuse peale. Jahutus omab väikse protsenti, vaid 1% osakaalu, aga sisuliselt meil on tarvis soojusenergiat 2 korda rohkem kui elektrienergiat. Ja siis tekib küsimus, kui igal pool me räägime sellest, et tuleks dekarboniseerida elektrienergia valdkond, miks me ei peaks pöörama sama suure tähelepanu ka soojusenergiale. Ja nagu professor Siirde mainis, et Eesti on selles mõttes väga edukas, me oleme saavutanud väga palju, aga julgen väita, et ka teised võiksid pöörata selle tähelepanu. Ja kui ronida sisse kodumaja pidamistesse, mis on paremal pool näha, siis kodumaja pidamistest 2/3 energiast kuulub ruumide kütmiseks, et see on lõviosa. Teise koha saavutab noormees vannis
kes kasutab soevett, ehk soevee peale kulub 15% ja elektrienergia saavutab ainult 3. koha. Ehk ruumide kütmine ja soevesi on väga suur prioriteet. Kui võtta 28 Euroopa Liidu liikmeriiki ja üle vaadata, kuhu see soojusenergia läheb, kumba me rohkem kasutame, siis tuleb välja, et peaaegu kõikides riikides space heating ehk ruumide kütmine hoiab tugevat esikohta. Ja ma arvan, et see ei ole saladus, et Põhjamaades ja Baltimaades, kus ka meie teiega oleme, ruumide kütmine on väga oluline, aga kui te pöörate tähelepanu sellistele riikidele nagu Itaalia või Hispaania, siis tegelikult on näha, et isegi ruumide kütmiseks on tarvis neile rohkem energiat, rohkem megavatt-tunde kui ruumide jahutamiseks. Ja vaid 2 riiki, Küpros ja Malta, omavad enam-vähem suure jahutuse osakaalu. Nõupole vastus on selline, et nad küll asuvad väga lõuna pool ja riigid on suhteliselt väiksed. Kõikides teistes space heating ja ruumide kütmine on väga oluline. Ja mis siis hakkab toimuma? Tehnoloogia liigub väga ruttu edasi ja me kõik näeme teiega, et heat savings ehk energia kokkuhoid, energia tõhusus on väga aktuaalne. Me soojustame vanu maju, renoveerime küttesüsteemi, renoveerime soojusõlmesid ja kui tulevad uued majad, millest me räägib täna, need juba projekteeritakse liginulenergia hoonete nõuete järgi, ehk tegelikult me juba võtame seda arvesse. Sama juhtub ka kaugküttevõrguga. Me renoveerime kaugküttetrassi, et alandada soojuskadusid, me ehitame uusi katlamaju, puiduhakkel, teistelt taastavatel allikatel, ehk see juhtub igal pool. Aga see, mis hakkab juhtuma, on näidatud paremal pool, ehk kui me jaotame EU-riigid 2 piirkonna kaupa, linnapiirkonnad ja maapiirkonnad, siis suure tõenäosusega hakkab juhtuma see, et linnapiirkonnas, kus küttetihedus on päris suur, kus on väga palju soojusenergia tarbijaid, seal on number 1 lahendus ja eelistatum lahendus kaugkütte. Mitte ainult Eestis, mitte ainult Põhjamaades, vaid ka lõunamaades. Ja maapiirkonnas, seal, kus on rural area, seal on number 1 lahendus soojuspump. Miks soojuspump võiks olla eelistatum? Selle tõttu, et kui meil õnnestub juurutada ühe rohkem taastuvenergia allikaid elektrisektorisse, ehk ehitada tuulepargid, ehitada päikesejaamad, siis elektrienergia on juba taastuv ja soojuspump vajab sisendiks elektrienergiat, selle tõttu ka väljundiks saadud soojusenergia on ka taastuv. Ehk suured näosega need 2 suunda, mille järgi kõik peavad liikuma edasi. Ja veel üks positiivne uudiste jaoks, ma arvan, et te olete kindlasti seda uudist kuulnud. Kadri Simson on saanud eelmine aasta Euroopa Liidu komissariks, ei tea, kas on õige eestikeelne sõna, energeetika valdkonnas. Ehk läheme 5 aasta jooksul eestlanna on ees otsas ja siin on ära toodud need eesmärgid, mida EU on püstitanud. Ja ma arvan, et kõige olulisem on esimene punkt, focus on the rapid implementation of energy efficiency and renewable energy legislations ja võtmesõna rapid. Me oleme küll väga palju teinud ka enne seda, me oleme juurdunud erinevaid põnevaid asju, aga paraku see kõik oli aeglane. Ja nüüd meil kõigil tuleb tempot tõsta. Ehk kui me tahame juurutada mingid uusi allikaid, uusi tehnoloogiaid, seda tuleb teha märksa kiiremini. Ja tänase ettekanne ajal, mida esitab meile Timo Tatar, me saame ka teada, mis on riigi poliitika selles valdkonnas. Kui võtta kokku, Euroopas on 28 Euroopa liikmeriiki, kui võtta kokku 14 neist, nemad annavad kokku 90% soojusenergia tarbimisest Euroopas. Ja kui üle vaadata, kui suur on nende praegune kaugkütte osakaal ja kui suur kaugkütte osakaal võiks potentsiaalselt olla, mis see vahemik võiks olla, et ta tasuks ennast ära. Ja pildi järgi on näha, et on olemas sellised riigid nagu Finland, Soome, Rootsi ja ka Eesti, mida paraku siin ei ole, kuna meie soojustarbimine ei ole nii suur. Nendes riikides on kaugkütte omanud juba väga suure osakaalu ja kaugkütte osakaal juba ulatub 50%-ni. Ja graafiku järgi on näha, et sisuliselt need riigid on juba saavutanud oma tippu, ehk majanduslikult pole enam otstarbekas saavutada suurimaid eesmärke. Aga on olemas ka teised riigid, kus ajalooliselt kaugkütte ei olnud väga levinud, näiteks Deutschland, Saksamaa, kus on kaugkütte osakaal circa 10%, aga majanduslikult oleks otstarbekas teha vähemalt 50%, aga potentsiaalselt võiks ulatada 80%-ni. Miks? Küttetihedus on suur ja on väga palju jääksoojuse võimalusi.
Ja samas piirkonnas on ka sellised riigid nagu Holland, Suurbritannia ja nii edasi, et kaugkütte osakaal on suhteliselt marginaalne, aga potentsiaal on väga suur. Ja tänase päeva seisuga on meil juba aasta 2020, aeg jookseb väga ruttu ja mis siis hakkab juhtuma EUs 30 aasta jooksul? Ja juhtuma hakkab see, et 30 aasta jooksul 2020 kuni 2050 ehitatakse Euroopas 15 000 uut kaugküttevõrku. Väga mahukas asi. Ja tipp on tulemas ajavahemikul 2025 kuni 2035. Mis see tähendab? See tähendab, et kui Euroopas hakatakse ehitama ühe rohkem kaugküttevõrgi juba aastas 2025, mis tähendab seda, et juba tänasel päeval 2020 me peame seda planeerima, me peame seda projekteerima, me peame leidma vahendid selleks. Rääkides vahenditest, paremal pool on ära toodud planeeritud investeeringud kaugküttesektorisse. Mõned investeeringud tulevad tootmisseadmetesse, aga lõviosa nendest tuleb võrkudesse. Ja tipaaegadel 2029, 2030, 2031 on planeeritud circa 40-50 miljardit eurot investeeringut kaugküttevõrkude ehitamiseks. Pole kohe tekib küsimus, et kui selline massiline kaugküttevõrku planeerimine toimub uus, kas on uus piisavalt palju inženere, ehitajad, omaniku järelevalvet? Julgen väita, et ei ole. Kui näiteks te vaatate, kui palju Saksamaal kaugkütted õpetatakse, Tallinna Tehnikaülikooli poolt me teeme koostööd, siis on näha, et Hamburgis on olemas väga suur ülikool, kes arendab kaugkütted, aga sisuliselt on peaaegu kõik, et nii palju ei ole. Ehk tahaks teid natuke inspireerida ja öelda, et olge valmis selleks, et siin saalis on kogunenud, ma tahtsin öelda 130, aga mul juba üks kolleeg siin täiendas mind, et luges kokku ja tuli 110 välja. Et siis natuke olen teile valetanud. Et 110 inimest, kes tegelevad igapäevaselt kaugküttega, et mulle tundub, et te võiksite ka oma teadmisi ja oskusi müüa edasi. Ja paari sõnaga räägin mõnedes case studydest või projektidest, mida põnevalt me oleme teinud kaugküttes ja mida saaks potentsiaalselt rakendada ka moel. Esimeseks näidiseks on Paekalde piirkond. Hea lapsel on meelte nime, võib ka nimetada Lahekalde piirkond. See on uus arendus Lasnamäe piirkonnas, kuhu ehitatakse uus rajoon, kuhu ehitatakse korterelamud. Esimesel korrusel on mõnedes hoonetes büroopinnad, aga enamasti on korterelamud. Ja tänu sellele, et nad kasutavad põrandakütteks ja lisaks ka soe tarbevett. Ehk maksimaalselt hooned vajavad 55 kraadi temperatuuri. Võimsus on päris suur, 15 megavatti on kokku tulemas ja olemasolev kaugküttevõrk, nagu siin paremal pool on näha, asub suhteliselt lähedal. Ja see oli selline unikaalne projekt, kus meil õnnestus panna seljad kokku, et ühelt poolt olid meeskonnas võrguvaldajad, Utilidase esindajad, teiselt poolt oli meeskonnas teadlased, Tallinna Tehnikaülikooli esindajad ja ka projekteerijad. Ja kolmikesi me oleme uurinud, mida me saaks siin põnevad ära teha. Esimene lahendus, midagi mitte teha. Teha tavalise lahenduse, nagu vasakpool on näidatud. Meil on tegemist olemasoleva kaugküttevõrguga, mis talvise ajal annab meile 115 kraadi pealevoolul ja orienteerivalt 70 kraadi tagasivoolul ja lihtsalt ühendame uue piirkonna selle võrgu kaudu. Aga saaks mõelda ka midagi põnevat välja. Et kui see lokaalne kaugküttevõrk, mis hakkab tekkima selles piirkonnas, vajab meil 65 kraadi pealevoolu, selleks, et legionella ohtu ei oleks, hoiame seda temperatuuri piisavalt kõrgelt ja tagasivool oleks meil 35, siis miks me ei saa kütta kogu seda piirkonda 15 megavatti tagasivoolu liini arvelt? Et kui talvel tagasivool, mis sisuliselt saadatakse tagasi Tallinna elektrijaamasse, omab piisavalt kõrget temperatuuri, miks me ei saa seda temperatuuri ära kasutada ja kütta piirkonda sellega? Loomulikult kaugküttevõrgus tagasivool kõigub, ta ei ole püsiv ja vahepeal ta läheb alla poole, alla 65 kraadi. Ja sellisel juhul me rakendame lahendus 3C, mis on paremal pool näidatud, me tekitame segamissõlme. Paneme sinna segamissõlme, paneme pumbad, mis paneks kogu selle küttevee liikuma seal ja siis natuke küttame või toidame pealevoolu arvelt. Ja mida me saavutame? Me saavutame seda, et ühelt poolt meil on delta T, meie kaugküttevõrgus on natukene väiksem,
madaltemperatuuris võrgus on delta T 30 kraadi, kõrge temperatuuris võrgus on 45, ehk me peame ehitama suuremad kaugküttetorud. Ehk tundub, et me peame investeerima rohkem raha. Aga kui me hakkasime seda asja natuke täpsemalt analüüsima, tuli välja, et väiksema delta T-ga kaugküttevõrgu ehitamine osutus odavamaks. Aga miks? Samm üks. Üldiselt pealevoolule nii kõrgete temperatuuride puhul me paneme 3. isolatsiooni klassi. Kui meil on väiksemad temperatuurid, kolmanda isolatsiooni klassi. Kui on väiksemad temperatuurid, paneme 2. isolatsiooni klassi. Et samm üks, me hoiame kokku isolatsiooni klassi poole pealt. Ja teine põnev asi, mida me oleme avastanud, et kui me oleme teinud 2 lahenduse kohta eraldi projektid, siis tuli välja, et madaltemperatuurilise võrgu puhul kompensaatorite arv oli väiksem. Ehk tuli vähem panna vähem kompensaatorid. Ja üks suur kompensaator toob meile 8, 1, 2, 3, 4, 8 põlve pealevool, tagasivool kokku. Ja kui läbimõõd on suured, põlved maksavad raha, selle arvelt me suutsime kokku hoida. Ehk vaatamata sellele, et võrgus läbimõõded olid suuremad, me suutsime tagada väiksema investeeringu. Ehk kõrge temperatuuriline võrk oleks maksnud 305 000 eurot ja madaltemperatuuriline võrk 20 000 odavamalt. Eks see oleks meie sääst. Teiselt poolt, jah, me peaks ehitama pumbasõlme, segamissõlme. Sinna oleks vaja natuke raha juurde panna, 50 000. Lisaks seoses sellega, et delta T on meil väiksem, siis tuli teha väiksed investeeringud ka soojussõlmedes, ehk soojusvahetid läks natuke suuremaks. Sinna kulus ka orienteerivalt kuskil 35 000 eurot. Ehk, jah, kokkuvõttes investeering oleks olnud suurem. Aga positiivne oli see, et kui me oleks selle projekti juurutanud, siis me oleks juba 2 aastaga jõudnud plussi. Ja me oleks jõudnud plussi selle tõttu, et juurutades seda väikset madaltemperatuuris kaugküttevõrku suure kaugküttevõrgu sisse, me oleks alandanud olemasoleva kaugküttevõrgu tagasivoolu temperatuuri. Ehk Tallinna elektrijaamasse oleks jõudnud väiksem temperatuur. Ja kui ta oleks jõudnud väiksema temperatuuriga, elektritoodang oleks suurem ja oleks ka võit suitsugaaside pesurite poole pealt. Ja 10 aastaga me oleks teeninud 150 000 eurot ainult selle väikse piirkonna puhul. Ehk kui me soovime liikuda 4. põlvkonna kaugkütte peale, et meil oleksid madala temperatuuri kaugkütte võrgus, äkki see võikski olla üks selline lahendus, et me juurutame sellised lokaalsed väiksed madaltemperatuuris võrgud ja 30-40 aasta pärast on meil kõik võrgud madaltemperatuurilised ja siis kaotame pumbasõlbad ära. Mis on positiivne kõikide teie jaoks, et sellest uuringust on valminud üks mahukas teadusartikkel, 30 lehekülge, mille me plaanime avaldada ajakirjas Energy, tippajakirjas ja suure tõenäosusega, kui meil läheb kõik hästi kaasautoritega, siis selle aasta esimeses pooles artikkel saab avaldatud, me kindlasti paneme seda Facebooki ja Eestise kodulehele, et te kõik saate sellega tutvuda. Ja meie eesmärk oleks selline, et kuna on tehtud väga põhjalik ülevaade, siis seda oleks võimalik kasutada case study'na teiste sarnaste projekti jaoks. Siin saalis viibib päris palju arendajaid, et kui te näete, või kaugküttevõrgu omanikke, et kui te näete, et midagi sellist oleks võimalik saada, siis me oleme valmis tasuta jagama kõik materjalid või ei ole tasuta. Teine põnev asi, mida saaks teha, siin jällegi on päris palju planeerijad, projekteerijad, võrgu omanikku, kuidas oleks võimalik planeerida kaugküttetrasse. Tihtipeale seda tehakse eelduslikult, aga on olemas erinevad tarkvarad, kuidas saaks teha seda targemini. Ja üks tarkvara, mida me praegu testime, teeb seda ise. Ma ei ütleks, et projekteerijad rohkem pole enam vaja tulevikus, aga sisuliselt, kui te annate inputiks planeeritud piirkonna, planeeritud hoonete küttevõimsused või ruutmeetrid, siis on võimalik selle tarkvara abil joonistada sellise parempoolse skeemi, et tarkvara ise seda joonistab. Ja dimensioneerib läbimõõdud ja arvutab välja planeeritud kulud. Lisaks on olemas selline, mis on vasakpool näidatud, selline visuaalne väljund, ehk on võimalik Google Mapsi abil näidata, kuidas need trassid hakkavad jooksma, kus nad hakkavad paiknema, kas asfaldi all, kas kõnnitee all, haljasala all. Ja lisaks, mis on veelgi positiivsem, see tarkvara abistab rakendada mitu erinevat stsenaariumid. Kui on piirkond, kas on tarvis kõik hooned ühendada kaugküttevõrguga, või äkki oleks majanduslikult tasuvam mõned hooned jätta välja, viia need lokaalkütte peale üle ja siis ühendada kaugküttevõrguga vaid teatud arv hooneid. Teine asi,
mida see tarkvara annab teha. Ta annab mängida kaugküttevõrgu temperatuuri graafikuga. Ehk te saate valida endale optimaalse kaugküttevõrgu graafiku ja vastavalt sellele muutuvad ka torude läbimõõdud ja muutub ka tasuvus. Mida veel? Ma arvan, et Eesti riik on väga tuntud digitaliseerimise saavutuste poole pealt. Meil on väga digitaliseeritud ja kui te kuskile maailma otsa satute, kui te ütlete, et te olete Eestis, ma arvan, et kohe öeldakse, jah, te olete väga kõvasti arenenud, teil on digiriik ja nii edasi. Ja kui vaadata, kuhu maailm liigub, siis maailm liigub sinna poole, et ühe rohkem valdkondi juurutavad digitaliseerimist. Kui 15 aastat tagasi te oleks pidanud sõitma taksoga, siis nüüd on teil olemas erinevad platvormid, ka Uber, Koidemaine Bolt, mis sisuliselt nagu annab vaid ühe sellise nagu platvormi või äppi, mille abil te saate ühendust taksojuhiga. Kui te lähete kuskile puhkama, vanesti oleks pidanud ilmtingimata mõõtma hotelli, nüüd on olemas erinevad rakendused nagu Airbnb ja teised, mis sisuliselt on samamoodi platvorm. Ja mina tahangi jõuda sinnamaani, et suure tõenäosusega digitaliseerimine ühe rohkem astub sisse ka energiavaldkonda ja ühe rohkem meil on sellised targad ja digitaliseeritud võrgud nii elektri poole pealt kui ka soojuse poole pealt. Need erinevad rakendused on arendamisel ja omalt poolt me testime ühe sellise tarkvara või rakenduse, mis aitaks kaasa optimiseerida kaugküttevõrke. Ehk tänasel päeval kaugküttevõrgu valdajatele on olemas juba kaugloetavad mõõtjad, ehk tegelikult te saate tarbija käest suhteliselt palju andmeid, te saate temperatuuri, te saate vooluhulga, te saate koormust, kõike saate kätte. Lisaks on teil olemas tootmisallikate andmed, ehk samamoodi võimsused ja temperatuurid. Ja miks ka mitte ühendada sellega tehasintellekt, mis aitaks kaasa prognoosida soojuse tarbimise võimsused ja mis aitaks kaasa optimiseerida teie kaugküttevõrgu toimimist. Ehk kas mängida natuke koormustega, kas mängida natukene temperatuuridega ja nii edasi. Ja ma paremal pool siin tõin näiteks Tallinna linna kaugküttevõrgu graafiku ja nagu on näha, soojusenergiat Tallinna linna kaugküttevõrku annab mitu erinevat allikaid, annavad puiduhakke koostootmisjaamad, annavad jäätmepõletusblokk ja annavad ka katlamajad. Ja tehasintellekti abil ma olen kindel, et me suudame ära katta just need samused nagu tipud ära katta, et kaugküttevõrk toimiks efektiivsemalt. Väga loodan, et selle aasta esimeses pooles me suudame ühe väikse Eesti kaugküttevõrgu puhul seda süsteemi testida ja kui saab teoks ja sealt on võimalik head väljendid saada, siis saab kasutada ka igal pool mujal. Ja kui ma olen rääkinud sellest, et kaugkütte hakkab paranema mitte ainult Euroopas, ta hakkab paranema ka igal pool mujal. Meie jaoks oli suureks üllatuseks see, et kaugine riik Tšili, mis asub Ladina-Ameerikas, tahab parandada kaugkütted. Miks? Tšiilis nad enamasti kasutavad puiduhakket lokaalküttena ja kuna neil on kõrged mäed, siis paraku nendel suitsugaasidel pole kuskile minna, et suitsugaasid jäävad linnade sisse ja tekib selline kehv õhukvaliteet, et vahepeal nad isegi kuulutavad välja, et inimesed ei tohi kriisiolukorra ja inimesed ei tohi oma majadest välja minna. Ja tänu ÜRO-le ehk inglise keeles United Nations Environment, nemad rakendavad erinevaid energialahendusi sellistes piirkondades, kus neil endal puuduvad teadmised ja kaasavad erinevad spetsialisti. Me oleme teinud Tšiilis 15 kilomeetrit kaugküttevõrgu lahendust. Iirimaa. Professor Siidel oli üks slaid, mis näitas ka, et kui suur on Iirimaa osakaal kaugküttes ja see on kõige väiksem Euroopas. Nende kaugkütte osakaal on väiksem kui 0,8% ehk alla protsenti, aga nemad on võtnud selge poliitilise suunda, et seda arendada ja alles 2 aastat tagasi nad on asutanud oma Iirimaa kaugkütte liidu ja me oleme nende jaoks abiks, et me abistame neid koostada standarde, koostada juhendid, koostada erinevad masterplaani, ehk sisuliselt nad alustavad nullis ja me abistame neid. Saksamaa osas ma arvan, et see on ka väga perspektiivikas piirkond kaugkütte arendamiseks ja üheks näidiseks on Hamburg. Siin saalis viibivad kaugküttetorustiku ehitajad ja ma arvan, et kui te näete, et kaugküttetorustiku saab Hamburgis ehitada maksumusega 2500 eurot jooksva meetri kohta, see on väga, väga hea summa, kuni 2500. Ja kõrged on seal päris kõrged, hinnad on päris kõrged. Ja
Miks Hamburgis areneb kaugkütte? Paar aastat tagasi kaugküttevõrk Hamburgis kuulus eraettevõttele Vattenfall ja inimesed on otsustanud või munitsipaalettevõte on otsustanud, et ta viib läbi referendumi. Viidi läbi referendum ja otsustati, et kaugküttevõrgud muutuvad munitsipaale omandiks ehk võrgud erastati. Nüüd nad kuuluvad firmale Wärme Hamburg ja nemad proovivad lahendada seda niimoodi, et alandada temperatuuri kaugküttevõrgus ja juurutada erinevaid uusi allikaid. Miks ma seda mainin? Seesamune Paekalda case study, millest ma olen rääkinud, nemad on sellest väga huvitatud ja meil on 2 piirkonda, kuhu meil on plaan seda juurutada ja testida. Veel üks mõte, mis on tekkinud, käies konverentsidel, seminaridel ja nii edasi, et kunagi 30 aastat tagasi oli üks riik, Nõukogude Liit, ja kuna oli plaanimajandus, siis peaaegu kõikides riikides oli kaugkütte. Et kaugkütte on jätkuvalt olemas mitte ainult Baltimaadel, vaid see on olemas Ukrainas, Valgevenemaal, Gruusias, Kasahstanis ja Moldovas. Aga nende mure on see, et võrk on neile amortiseerinud. Et Eestis me oleme suutnud suhteliselt palju võrki renoveerida, asendada eelisoleeritud kaugkütte torustikega, aga paljudes nendes riikides on olukord palju nutusem. Et nemad on ka tehnoloogia poole pealt jäänud natuke tahapoole meist. Et mõte, mis on tekkinud, on olemas suhteliselt palju erinevaid fonde, on olemas Maailmapank, on olemas Skandinaavia fond Nefco, on olemas seesamune United Nations Environment, EU-fondid, mis aitavad selliseid riike renoveerida oma energiasüsteeme, nii tootmisallikaid kui ka võrke. Ja miks ka mitte, siin eestlastel ei võiks olla üks võimalus, kuhu müüa oma teadmised. Ehk lõpetuseks panen kokku sellise slaidi, võib-olla väike üleskutse jällegi 110 inimesele, kes siin kohal viibivad. Et Eestil on olemas 60-aastane kogemus kaugkütte valdkonnas. Pakun välja, et enemus teist on lõpetanud kas tööstuslikku soojusenergeetikat või soojustehnikat või nüüd on õppekaval nagu teine nimetus, siis on olemas ka tudengid, te kõik õpite, te tunnete kaugkütted. Ja kui võtta kokku meie pädevust kaugkütte valdkonnas ja teisel pool oleks Eesti suured saavutused digitaliseerimise valdkonnas, kui me saaks need 2 asja kokku panna oma vahel, siis ma arvan, et me suudame teha sellise produkti, mida me saame müüa ka igale poole moele. Ja nagu te esimestel slaididel olite näinud, kaugkütt hakkab ilmtingimata Euroopas laienema ja suurenema. Ja ma olen täiesti kindel, et tuleb inseneride nappus, tuleb projekteerijate nappus, tuleb ehitajate nappus ja nii edasi. Ehk ettepanek tuleb panna seljad kokku ja minna vaalutama esialgu Euroopat kaugküttes ja miks ka mitte ka maailma. Tänud! Meil on vist 1 minut jäänud küsimusteks ja siis tuleb järgmine esine, et kui keegi tahab midagi küsida, siis on praegu see võimalus olemas või siis kohvipausi ajal. Pole küsimusi? Selge, aga siis tänan minu poolt ja järgmine esine Aleksander.